Tere ka minu poolt ja nüüd on üks väike rännak plaanis, sellepärast et ajalugu on meil elu õpetaja ja mõned isegi oskavad tänapäeval sellest üht-teist välja lugeda. Me oleme siin Pärnus, on tegelikult väga kuidagi sümboolne rääkida kõrgharidusest ja esimene kõrgem haridusasutus Eestis üldse oligi plaanis rajada ju siinsamas Vana-Pärnus. Kuigi seda seal 10 aastat püüti inimestele selgeks teha, kui vajalik see on või miks see vajalik on. Ja lõpuks, kui see siis 1522. aastal juba sealmaal oli, et oli kutsutud Rostocki ülikooli rektor juba mitmendat korda Egbert Harlem ja tutvustati talle siis siinseid olusid ja piiskop muidugi võõrustas teda enda juures. See oli Saaremaal, Kuressaares. Ja kui Egbert Harlem oli siin neid olusid vaadanud ja 1523. aastal läks siis tagasi Saksamaale teadmisega, et 2 aasta jooksul peab ta nüüd siin ühe kõrgema kooli püsti panema, oli paraku nii, et olud, mis siis reformatsiooni, pildirüüstete, kõige selle tõttu väga rahulikud ei olnud, takistasid seda ja piiskop pidigi Saksamaale juba kirjutama, et me peame seekord selle asja ikkagi edasi lükkama, kuni olud, kaasaja ohud kaovad ja olud paranevad ja see asi jäi asutamata. Aga mis see õieti oli? See oli nüüd selline õppeasutus, mida tegelikult maapäeva protokollides nimetati lihtsalt stuudium ja on arvatud, et tema tegelik nimetus võis olla stuudium particulare ehk siis osaline ülikool. Stuudium particulare on tegelikult ju ikkagi ülikool, mis on kõigepealt filosoofiateaduskonnaga ja siis ühega 3 tähtsast elukutset andvast teaduskonnast. Antud juhul siis ilmselt oleks ta olnud usuteaduskonnaga. Aga loomulikult tahtsid ju liivimaalased toona väga õppida juristiks, arstiks, need olid uued tähtsad ametid ja ma ei usu, et oleks kaua suudetud viivitada nende siia toomisega. Ja pole kahtlust, et kui Jasper Linde, Riia peapiiskop 1512. aastal maapäevale sellise plaani ette tõi ja see loomulikult kohe igasugust vastuseisu leidis, sest Tallinn ja Tartu ja Riia kohe teatasid, nende esindajad loomulikult teatasid, et ei, nemad küll mingeid kohustusi võtta, ei, see on ikka liig kõik. Ja et kui ikka piiskop väga tahab, siis tehku see ikka kuskil oma piiskopkonnas ja piiskopkonna rahadega ja nii ei vajalik asi kõik ja aga mis meil ikka sellest. Ja no nii see asi siis ju käis ja lõpuks ongi nii, et piiskop ise teadis, et on vaja ju kangesti uusi preestreid, reformatsiooni ajal oli neid nagu väheks juba jäänud, loodeti eestlaste peale, loodeti maarahva peale ja sellepärast valiti ka see koht välja. Oli küll Tartu ja Vana-Pärnu vahel siin lõpuks veel kaalumist ja isegi Rostokis teati veel, et kas tuleb Tartusse ehk Vana-Pärnusse, aga plaan oli ikkagi selge, et see kool tuleb Vana-Pärnusse kogu Liivimaa hüvanguks. Ja selge oli see, et kui see kool olekski asutatud, nagu pea 20 aastat hiljem asutati ju selline Königsbergis ja sellest sai suur ja tähtis ülikool siinsete inimeste jaoks, siis kindlasti ei oleks piirdutud lihtsalt mingi teoloogilise haridusega, mingi praktilise vajaliku tööga, vaid taheti inimesi harida, et maailm tunduks suurem, et inimesed saaks üksteisega
tarkadest asjadest rääkida ja Liivimaa õitseks.